Mul on hea meel nüüd meie stuudios tervitada Tanel Sokku. Tere, Tanel! Tere! Tanel, Eesti-Läti korvpalliliiga on juba reedel algamas, Tallinna Televisioon sellest ülekande teeb. Kas see projekt, Eesti-Läti nii-öelda ühisliiga on nüüd Balti liiga sarnane või on tal nagu selline suurem perspektiiv? Näed sa, et see on vägevam projekt? No eks seda eelkõige näitab aeg, et kuidas siin ühed ja teised liigajuhid siin seda vastu võtavad ja mis nende visuaal nagu pikas perspektiivis on. Aga kuidas sulle tundub, et kas see meie korvpallitaset kasvatab? Kindlasti. Ma arvan, et lätlased on oma koondise tasemega ka näidanud ikkagist kõvat edasiminekut, et ja samamoodi on klubidega tegelikult, et seal see siuke keskmine tase on ikkagist meist võib-olla vähe kõrgem, et kahtlemata see annab nii-öelda sellele värgile kõva asja juurde. Sina oled nüüd üle mitme aasta jälle Kalev Cramo mees, et kuidas see hooaeg Kalevi jaoks välja peaks nägema, et milliseid kohti püüate nii seal ühisliigas kui ka VTB ühisliigas, sest tegelikult sats on ju päris vägev. Sats on vägev muidugi ja esimeste kontrollkohtumiste pealt, ütleme nii. Aga eks see kontrollkohtumised annavad alati niisugust pooldõde, et ma arvan, et Eesti-Läti liigas on kindlasti esikoht ainuvõimalik eesmärk. Ja VTB koha pealt seal kindlasti me peaks nagu mängu haaval võtma, et meil siin algus pannakse kohe päris kõva proovikivi ette, kui 7 esimesest mängust 6 on väljas, et igat mängu ikkagist eraldi võtma ja võimalikult palju võite seal nii-öelda omasuguste käest ka ikkagist kätte saama see aasta, et ikkagist sinna play-offi piiri peale tahaks vähemalt näha, aga eks elu näitab jälle. Sa ise oled mitu aastat koondisest eemal olnud. Kas sa nüüd näed, et Kalevis tagasi olles millalgi ka koondise uks taas sulle avaneb või sa oled selle endal minevikku jätnud? Hetkeseisuga ma pigem olen ikkagi selle minevikku jätnud, et meil kunagi seal korvpalliliidu selle juhtkonnaga jäi niimoodi kokkulepe, et kui mind väga tõesti vaja on, et siis ma olen nõus tegema, aga tol hetkel ikkagi tulid nooremad peale ja praegu ka, et hetkel see koondise asi on minu jaoks nagu lõpetatud. Nii et pärast 43-86 kaotust Saksamaale sai tunduda, et nüüd on see hetk, kui sind oleks väga vaja, et me näeme, et mitmed, vanemad pikalt koondises mänginud mehed jäid tänavu koondisest kõrvale, et miks see ikkagi nii on? Tähendab, selleks, kui nüüd rääkida Talsist ja Kangurist, siis ma ise olen peaaegu sama vana, et mida vanemaks saad, seda tähtsamaks läheb see suvine puhkus ka. Aga see suvine puhkus tähendab seda, et ega septembriks mänguvormi ei saa, et ma eriti Talsi ja Kanguri kohta öelnud, nad on siiamaani väga tublid olnud, nad on alati kohusetundlikult oma töö ära teinud, kohal käinud ja ma olen täiesti kindel, kui neil tervised on korras, et siis järgmises aknas nad on ikkagi kohal. Enne kui ma sult viimase küsimuse küsin, et meie Spordisõprade saate fännid teavad, et me loosime neile erinevaid auhindu ka välja ja meil siis järgmiseks korraks läheb välja uhiuus NBA korvpallimäng, mida siis kaunistaks sinu autogramm, neid on meil 2 tükki, siia saad autogrammi peale panna, aga ma küsin sult samal ajal ka enda poolt viimase küsimuse ära, et kuidas sulle muidu see koondise noorenduskuur tundub, et kas noored kutid on väärt seda kohta? Kindlasti ja nagu me siin ennem saadet omavahel natuke arutasime ka, siis minu meelest ikkagist teatud kooliraha on vaja ära maksta, nagu võib-olla siin 2 mängus juhtus, et kindlasti kui seal Timmut ei ole ja Kangurit ei ole, Talts ei ole, see tähendab seda, et noortel pole otseselt kellegi otsa ka vaadata, et praegu võib-olla neid mänge oli valus vaadata, aga 2 aasta pärast see Kullamäedele ja Raiestetele teeb kindlasti ainult head, et nad praeguses seisus on nii-öelda tundmatus kohas võib-olla vähe vette visatud. Aga Tanel, mõne aasta eest olid ju ka
noortetreener, et kuidas sa hindad, ütleme, meie üldse päris noorte seisu, et siin nädala eest just G4S noorteliiga mängud jälle pihta hakkasid, et kas tulevik Eesti korvpallis on helge? Ma näen kõrvalt, et tööd tehakse kõvasti. Loodetavasti hakkab mängeid ka vähe rohkem tulema. Ega ma päris hästi võib-olla nende asjadega kursis ei ole. Aga eks need 2-3 aasta pärast on need tulemused natuke kuskilt otsast hakkavad näha ka andma, et ma ütlen, tulevik näitab. Aga meie televaatajatele olgu veel öeldud, et järgmises saates loosime välja ka sellise G4S noorteliigade korvi ning Tanelit ka veel kohe siit minema ei lase. Nimelt eelmises saates meil siin Gerd Kanter hiilgas ühe tabava viskega, et vaatame, kas kossumehed on ikkagi sama head, nii et proovi ka. Proovime, jah. Oi! Meie saates mööda ei visatagi, ma vaatan.